No nii, mina olen Martin ning täna teeme ringi peale uusimale ehk juba 3. põlvkonna Mazda CX-5-le, mille tootmist alustati mullu oktoobris, nagu ikka Mazda Hiroshima tehases. See demokas siin on üks esimesi Eestis ning jõudis siia märtsikuu lõpus. Ühtlasi suured tänud Inchcape laagri esindusele proovisõidu võimaldamise eest. Vaatamata mitte just kõige pikemale ajaloole on CX-5 globaalsel tasandil Mazda tähtsaim mudel, kuna juba üle 10 järjestikuse aasta on tegu margi enim müüdud mudeliga. 2011. aastal esitatud esimene generatsioon suhtis kõigest 2 aastaga Mazda esinumbriks tõusta. 2016 aasta lõpus esitletud teine generatsioon jätkas liidripositsioonil veelgi edukamalt. Kaasa aitasid parem viimistlus ja kergelt premiumlikum olemus. Ei ole kahtlust, et see 3. generatsioon osutub vähemalt sama populaarseks kui eelkäijad. Kuid kui suur on edasiminek ja kas siin mail kas või mõnigi RAV4 poole vaataja muudab meelt CX-5 kasuks. Igatahes minu ootused on kõrged. Aga hakkame pihta. Võti on sama nagu eelkäijal ja ka paljudel teistel uuematel Mazdadel. Mulle meeldib kena diskreetne välimus, ilus tervik. Võtmeta uste lukustamine ja avamine on olemas kõigil varustusastmetel peale baasmudeli. Samas tagaustel seda funktsiooni ei ole. Varustusastmetes põhjalikumalt tuleb juttu veidi hiljem. Kapott ise avatuna ei püsi. Tundub, et vähemalt selles segmendis jaapanlased väga gaasiamortide kasutuselevõtuga ei kiirusta. Samas, näiteks tublisti soodsamal Dacia Dusteril püsib kapott ise üleval. Võrreldes eelkäijäga on mootori ja jõuülekande osas vähemalt esialgu valikud piiratud. Hetkeseisuga on saadaval üks mootor ja üks käigukast. Valida saab esi- või 3000 eurot kallima nelikveo vahel. 2,5 liitrine vabalt hingav rida 4 on pikalt tootmises olnud. Mootoriplokk on sama nagu esimese generatsiooni CX-5-l. Lisaks on kasutusel juba eelmise generatsiooni hilisemate mudelite peal debüüdinud kerghübriidsüsteem. Ehk klassikalise starteri rolli täidab startergeneraator. Kui üldiselt on kerghübriidid 48-voldise elektrisüsteemiga, siis Mazda kasutab enamasti 24-voldist arhitektuuri. Kuid Euroopas järjest karmimate emissiooninõuete tõttu on selle 2,5 võimsust märkimisväärselt kärbitud. Tulemuseks on 104 kW ja 238 Nm. Eelkäijal olid vastavad näitajad 143 kW ja 263 Nm. Mis tähendab, et uus 2,5 mootor on lahjem kui eelkäija 2-liitrine. Ka käigukast on väga pikalt teeninud 6-käiguline automaat, kuid Mazda on seda osavalt seadistanud. Tulemuseks on sama kiirendusvõime kui eelkäija võimsamal 2-liitrisel. Ilmselgelt saab mootorivalik tulevikus täiendust. Mazda lubab juba 2027 aastal turule tulla täitsa enda poolt arendatud nii-öelda klassikalise hübriidiga. Teadupärast on Mazda seni kasutanud oma tavahübriidide puhul Toyota ajameid. Vastupidiselt mootorivalikule on varustusastmete hulk mitmekesisem. Valikus on koguni 4 varustusastet. Baasmudeli ehk Primeline CX-5 saab kätte 26 aasta alguse hinnakirja järgi 32 600 euroga. Kõik hädavajalik on baasvarustuses olemas, eriti turvavarustuse ja sõiduabide osas. Kaasa arvatud minu isiklik lemmik, adaptiivne püsikiirushoidja. Baasist veidi parem ehk Centerline lisab palju mugavuslisasid, nagu näiteks roolisoojenduse ja isegi elektriliselt reguleeritava juhiistme ning tuuleklaasi projektsiooni. Centerline on baasmudelis 2000 eurot kallim, mis on päris hea diil. Eelviimane varustusaste on Exclusive Line, mis sisaldab lisaks Centerline'i lisadele näiteks võimekat parkimiskaamerasüsteemi, 12 kõlariga Bose heli ja tagumisi istmesoojendusi. Exclusive Line on Centerline'ist 2500 eurot kallim. See Mazda Inchcape'i proovisõiduauto on aga tippvarustusega Homura, mis tuleb muuhulgas koos nahksisu, ventileeritavate esiistmete, veelgi suurema keskekraani ja ka meeleoluvalgusega. Homura on baasmudelist pea 8000 eurot kallim. See demokas on esiveoline, samas eelnevalt mainitud nelikvedu on saadaval kõigile varustusastmetele peale baasmudeli. Nelikveo hinnaks, nagu enne sai mainitud, on 3000 eurot. Exclusive Line ja Homura mudelitele saab 1500 eurose lisatasu eest ka panoraamkatuse, just nagu sellel proovisõiduautol, mille koguhinnaks on 42 790 eurot. Välisdisain on eelkäijaga võrreldes selgelt pigem evolutsiooniline kui revolutsiooniline. Lõpptulemus on minu meelest veidi nägusam kui eelkäijal. Samas võhikul võib olla veidi keeruline eristada uut mudelit eelnevast. Ning mõni võib isegi arvata, et tegu on järjekordse faceliftiga, kuid nii see tõesti ei ole. Vaatamata samale platvormile nagu eelkäijal on uus CX-5 pikema teljevahega.
Eestvaates on lihtsam viis uuel ja vanal vahet teha esitulede järgi. Uue tuled on kitsamad, pikemad, kergelt bumerangi kujuga. Ka külgjoon on väga sarnane, kuid uuel paistavad kohe silma need jõnksud rataste kohal. Kütuseluuk on uuel pigem ringikujuline, eelmisel kandilisem. Tagaosas on erinevused kõige selgemad. Uue tagatuled on kitsamad ja pikemad ning Mazda on otsustanud minna kaasa trendiga, kasutades tagaloogil logo asemel marginimetust. Sellel Homura mudelil on pamperite servad viimistletud musta kõrgläikega. Teistel nii-öelda madalama varustusastmetega mudelitel on viimistlus mattmustades toonides. Eesmised ja tagumised parkimisandurid on baasvarustuses. Adaptiivse püsika radar on ilusasti peidetud esilogo taha ning mul on väga hea meel, et ühtlasi kuulub ACC baasvarustusse. See kaamera siin aitab kaasa üpris võimeka 3D kaamerasüsteemi tööle, mis kuulub 2 kõrgema varustusastme koosseisu. Täis LED esituled ja kaugtuleassistent on baasvarustuses. Loomulikult on olemas ka esitulede pesusüsteem. Homura ehk tippvarustusastme puhul kasutatakse esituledes ka Matrix-tehnoloogiat. Lisaks on Homura esituled veidi uhkemad ning tulevad koos nii-öelda signatuurribaga. Esiklaasi UV-filter ja vihmasensor on standardvarustuses. Kojameeste sulatus ehk soojendusribaga esiklaas on olemas kõigil peale baasmudeli. Just nagu tuuleklaas on ka külgaknad kõigil mudelitel kaetud UV-kaitsekihiga. Tagaakente puhul on toonklaasiga varustatud kõik peale baasmudeli. Eraldi kiitust väärib Mazda eesmiste akustiliste külgklaaside eest, mis on selles segmendis harva esinev nähtus. 2 tippmudelile ehk Exclusive Line'ile ja Homurale on esmakordselt CX-5 puhul saadaval ka panoraamkatus, mille eesmine osa on ka avatav. Eelkäijate puhul tuli leppida vaid klassikalise katuseluugiga. Panoraamkatuse hind 1500 €. Veel jääb silma, et erinevalt eelkäijast on uuel mudelil katuselt puudu haiuimekujuline antenn, mis on kolinud armatuurlaua kanti. Elektriliselt kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid on saadaval alates Centerline'i varustusastmest. Samas kuulub pimenurga hoiatus baasvarustusse. Homura puhul on juhipoolne küljepeegel ise tumenev. Sõltuvalt varustusastmest on väljasuurus kas 17 või 19 tolli. Baasil 17-tollised tumedat tooni, 2 keskmisel varustusastmel teemantleikega 19-tollised, Homural 19-tollised kõrgleikiga mustad. Kuna ma ise suurem mustade välgade fänn ei ole, jätaksin need hea meelega talvevälgadeks. Eesmised pidurid on loomulikult ventileeritud, tagumise taga klassikalised ketaspidurid. Tähtis uuendus on brake-by-wire pidurisüsteem ehk pidurdussoov edastatakse elektrooniliselt ning pidurdusjõudu juhib auto elektroonika. 4-veolistel mudelitel on olemas ka nõrvalt laskumise abi. Just nagu ees tunneb ka külje pealt tippmudeli ära kõrgläike järgi. Selle demoka värvitooniks on Rhodium White, mis kuulub premium metallic värvide hulka. Hinnaks 1000 €. Premium toonide seas on veel Machine Grey ja eriti efektne Soul Red Crystal. 800 € eest saab valida 4 metallic värvi vahel. Baasvärviks on mittemetallic Arctic White. Ma ei ole kunagi oma silmaga Arctic White'i ja Rhodium White'i kõrvuti näinud, aga minu meelest Rhodium midagi väga erilist ei ole. Tagaosa vaadates paistab koheselt silma uus trend. Tootjalogo asemel on margi nimi välja kirjutatud. Tagurduskaamera on ilmselgelt baasvarustuses. Uutel Mazdadel on tagatuled eriti õnnestunud. CX-5 pole õnneks mingi erand. Ning siinkohal on Mazda üht trendi vältinud. Dünaamilisi suunatulesid ei kasutata. Samas imiteerivad LED suunatuled vilkudes vanakooli pirnikesi. Kasutusel on 2 tagurdustuld, paljud tootjad kasutavad viimasel ajal vaid üht. Kordan üle, et tagumised ja ka eesmised parkimisandurid on baasvarustuses ning hea meel on näha päris summuti Elektrilise ajamega tagaluuk on olemas kõigil peale baasmudeli. Homura puhul on olemas ka nii-öelda kätevaba avamisvõimalus, mis toimib isegi päris hästi ning tantsimisoskust ei eelda. Veel saab tagaluuki avada võtmest, juhi vasakul käel olevast nupust ja tavakohast ehk registreerimismärgi ülevalt. Eelkäijaga võrreldes on pagasiruumi maht kosunud 60 liitri võrra 580 liitrini, mis on isegi 10 liitrit rohkem kui kallimal ja võimekamal CX-60. Siit nurgast leiab pisikese LED valgusti ning pagasiruumis leiab ka mõned võimalused kraami kinnitamiseks. Loomulikult on olemas ka 12-volline pistik, mis on eelkõige mõeldud rehviparanduskomplektile voolu andmiseks. Euroopa turul tagavararatast ei pakuta. Mazda on katnud pakiruumi katte otsad vildiga, et kahjustuste tekkimist vähendada. See on lihtne ja tõhus lahendus.
Nendest hoobadest saab tagaistmete seljatugesid alla klappida praktilises 40-20-40 jaotuses. Erinevalt eelkäijast on uuelt CX5 võimalus ühest nupust korraga tagaluks sulgeda ja autouksed ühtlasi lukustada. Just nagu eelkäijal avanevad ka uued CX5 tagauksed koguni 90 kraadi ulatuses. Seega näiteks turvaistme sisse-välja tõstmine on kindlasti lihtsam. CX5 on ka tagumised külgturvavadjad, mida näiteks uuel RAV4 ei ole. Isofix kinnitused on peidetud viisakalt nende plastkatete alla. Uus mudel on eelkäijast pea 12 cm pikem ainuüksi tagaruumi ja pagasiruumi kasuks. Eelkäijaga võrreldes on lisaruum selgesti tuntav. Mina olen 186 cm pikkune ning jalaruumi on küllaga. Pean tunnistama, et suuremas CX60 tundub taga vähem ruumi olevat. Viimistlus ja materjalid on selle segmendi kohta väga kõrgel tasemel. Tagauste nupud hoovad on samuti kvaliteetsed, veidi tõstavad mugavust ühe nupuvajutusega aknalülitid. Jaapani tootjatel meeldib tihti teha kompromisse istmetaskutega. CX5 baasmudelil on need täitsa puudu. Teistel varustusastmetel on istmetaskud õnneks olemas. Ka tagumised ventilatsioonijaamad on baasmudelil puudu. Ülejäänuil olemas. Tagareisjate istmesoojendused on olemas kahel kallimal varustusastmel. Lihtne käetugi koos 2 topsihoidjaga ajab asja ilusasti ära. Veidi kummaline, et tagumiste reisjate arvelt on valgustuse osas ülekohut tehtud. 2 madalamat varustusastet peavad hakkama saama ilma tagumiste lugemisvalgustiteta. Ukse sulgemise heli on hinnaklassi kohta pigem eeskujulik. Eelmise mudeliga võrreldes on kõige suurem muutus toimunud just salongi eesosas. Kuigi eelkäijale polnud materjalide osas midagi ette heita, siis uue mudeli puhul on viimistluse kvaliteet sammukese veel edasi liikunud. Interiori disain on mingil määral inspiratsiooni saanud Mazda lipulaevadest. Märksõnadeks on kindlasti minimalism ja kvaliteetne ilme, kuid võrreldes CX60 ja CX80-ga on uus CX5 piraka ekraani tõttu veelgi minimalistlikuma olekuga. Primeline'i ehk baasvarustuse puhul on istmed kaetud musta tekstiiliga. Keskastmete Centerline ja Exclusive Line'i puhul on istmed kaetud tekstiili ja kunstnahaga. Centerline puhul on valikus ainult must sisu, Exclusive Line laseb valida musta ja mustvalge värvilahenduse vahel. Homura puhul on istmed kaetud nahaga, valida saab musta ja beeži tooni vahel. Eraldi kiitust väärib asjaolu, et kõigil peale baasmudeli on juhiiste elektriliselt reguleeritav ning tuleb ka koos mälufunktsiooniga. Füüsilised mälunupud puuduvad, eelsalvestatud istme ja peegliasendi saad valida ekraanilt. Tippmudeli Homura puhul on mälufunktsioonidele lisaks ka väga vähe levinud juhi niinimetatud ideaalasendi süsteem, kus sisestad oma pikkuse ning iste- ja küljepeeglid liiguvad ise optimaalsemasse asendisse. Ning kõige selle tipuks sisaldab süsteem ka juhi näotuvastust. Seega, Homura varustusastme puhul istmeasendit ekraanilt otsima ei pea. Auto tunneb su ise ära. Turvalisust lisab esiistmete vahel paiknev turvapadi ning juhi põlveturvapadi. Kui kiiruspiirangu hoiatussüsteem üle viskab, on Mazdal roolist vasakul eraldi nupp selle vaigistamiseks. Ning seda ei pea iga kord peale lühikesi sõidupause uuesti välja lülitama. Veel leiab siit ka nupu pagasiluugi kontrollimiseks. Ma arvan, et see väike ventilatsiooniava tuleb jahedamatel aastaaegadel kasuks. 10,25-tolline täisdigitaalne näidikuplokk on standardvarustuses. Tundub, et varsti oleme seal mail, kus see enam esiletõstmist ei vääri. Digikellad on ülimalt populaarseks osutunud. Sellelt näidikuplokilt näeb kogu vajalikku infot, sõidurežiime, meediainfot, juhiabide tööd. Samas saadistusvõimalusi väga palju ei ole. Kahjuks ei näe siit ka odomeetrit, sellele jääb suurelt keskekraanilt. Eelpool mainitud head-up display ehk tuuleklaasi projektsioon on puudu vaid baasmudelil. Üleüldse ongi mulje, et kui baasmudelist järgmine aasta ehk Centerline mudel osta, saad päris korraliku varustusega auto. Roolisamba reguleerimine käib segmendile kohaselt manuaalselt. Sättida saab nii nurka kui ka kaugust. Kui elektriline roolisammas südamelähedane on, tasub vaadata nooblimat CX60 või CX80 suunas. Rooli vaadates tundub kohe, et miski on puudu. Vana hea Mazda logo on asendatud Mazda kirjaga just nagu tagaluugil. Seega margilogo näeb vaid esivõrel ja väljekapslitel. Minul on selle logo kaotamistrendi osas kahetised tunded. Kiri näeb justkui luksuslik välja, kuid logo on konkreetsem ja tähendusrikkam. Mazda on alati kindlameelselt õigustanud füüsiliste nuppude kasutamist. Kui nüüd täiselektrilist Mazda 6e-d päris Mazdaks mitte pidada, on CX5 esimene uus Mazda, kus hakatakse füüsilisi nuppe kindlameelselt hülgama.
Roolilt leiab puutetundlikud plaadikesed, mis töötavad üllatavalt hästi ning tunduvad näpu all kvaliteetsed. Suur kiitus Mazdale, et kaameranupp roolile paigutati. Sellest mugavamat lahendust ei ole. Veel leiab roolilt sõidurežiimi valitse. Sellel esivöölisel on 2 režiimi, normal ja sport. Nelikvöölisel on lisaks ka off-road ehk maastikurežiim. Automaatsete kaugturelüliti on suunatulekangi otsas. Turvalisuse ja juhiabide osas Mazda kompromisse ei tee. Kõik on baasis. Ummikuassistendiga pikivahet hoidav pisikas, pimenurga hoiatussüsteem, aktiivne rajahoidja, ristiliikuva liikluse hoiatus ja palju muud säärast. Igatahes nimekiri on pikk. Käetoe all peituv laegas on üpris mahukas ning peidab endas ka 2 USB-C pistikut. Juhtmevaba laadija on kõigil peale baasmudeli. Erinevalt CX-60 või MX-30 on käiguvalits klassikaliselt disainiga. Mazdade puhul meeldib mulle, et käsitsi käikude vahetamine käib sama loogikaga nagu tõelises võidusõiduautos. Käik üles, tõmbad valitsat enda poole, käik alla, lükkad valitsat eemale. Ah jaa, tippmudeli puhul saad käike valida ka roolilabade abil. Seisupidur on elektriline ning selle automaatika toimib hästi. Ning üks mu lemmikvidinaid Auto Hold on baasarvustuses. Saad foori taga piduri jalga puhata. Topsihoidjad on heas asukohas ja piisavalt suured. Aga füüsiliste kliimanuppude kadumine on pigem pettumus, kuna nagu enne sai mainitud, on Mazda alati vältinud puutetundliku maailma. Tundub, et miski sundis neid meelt muutma. Kas klientide tagasiside, ajakirjanduse surve või tõesti asjaolu, et päeva lõpuks on funktsioonide koondamine ekraanile soodsam. Minu meelest oli Mazda rulliku ja lühide nuppudega kontrollitav keskekraan väga hästi läbimõeldud, toimiv tervik. Igatahes kliimasüsteemi kontrollitakse nüüd ekraanilt. Õnneks ei kao niinimetatud kliimariba koos temperatuurivalikutega kuskile ära, vaid on alati nähtaval ekraani allosas. Tegu on 2-tsoonilise süsteemiga, mis kuulub standardvarustusse. Samuti käivad ekraani kaudu ka eesmised istmesoojendused ja roolisoojendus. Mõlemad on saadaval alates Centerline varustusest, ehk baasmudeli puhul pead ilma istmesoojenduseta hakkama saama. Kuumemate ilmade jaoks on olemas ka istmeventilatsioon, kuid see on saadaval vaid Homura varustusega. Õnneks on kliima osas 2 füüsilist nuppu siiski säilinud, esi- ja tagaklaasi soojendus. Ka kojameeste ning külgpeeglite sulatus rakendub tagaklaasi soojenduse aktiveerimisel. Keskekraani on 2 suuruses, enamusel 12,9 tolline, tippmudelil päris pirakas 15,6 tolline. Mazda puhul on kuidagi eriti harjumatu nii suurt ekraani näha. 12,9 tolline sobitub interiööri päris hästi. Suurem variant muudab armatuurlaua veidi ekraani kesksemaks. Menüüde ehitus ja ekraani käsitlemine on suures plaanis loogiline ja läbimõeldud, kuid füüsiliste nuppede vastu ei saa. Sõidu ajal peab aeg-ajalt mitu korda ekraani toksima, et soovitud tulemust saavutada. Aeg-ajalt on tunda ka kerget viivitust. Suurimaks miinuseks on päris volüüminupu puudumine. Läbi puuteekraani on Mazda selle tülikalt lahendanud. Kõigepealt vajutad kõlari ikooni ja alles siis saad volüümi sättida. Õnneks on volüüminupp iseenesestmõistetavalt ka roolil olemas. Ekraani tarkvarasse on Google sisse ehitatud. Ka Google Maps on baasvarustuses. Ilmselgelt on olemas ka Apple CarPlay ja Android Auto, mis mõlemad töötavad reeglina juhtmeta, samas baasmudeli puhul juhtmevaba ühendus siiski puudub. Primeline ja Centerline mudelitel on kõlareid 8. Kallimad varustusastmed tulevad koos 12 kõlariga Bose Premium helisüsteemiga. Nagu Bose'ile kombeks, väljendusvõimsust ei avaldata. Mazdal on Bose'iga pikk suhe. Mäletan, et isegi esimese generatsiooni Mazda 6-l oli lisana Bose'i süsteem saadaval. Igatahes CX-5 Bose'i heli üle nuriseda ei saa. Piisavalt võimas, selge ja kirgas helipilt. Instrumendid on teineteisest ilusasti eraldatud. Mudasust praktiliselt ei eksisteeri. Parkimisandurite näit kuvatakse selgelt ekraanile. Loomulikult on CX-5 liiga ulja parkimisstiili korral võimeline ka ise piduripedaali tallama. Kaamerapilt on selge ja piisava resolutsiooniga. Visuaalsed jooned liiguvad kaasa vastavalt rooli asendile. Konksu olemasolu korral on olemas ka haagise assistent. Esindusest eraldi tellitav konks on elektriline. Kallimad varustusastmed tulevad koos selle segmendi kohta väga korraliku 3D kaamerasüsteemiga, mis lubab kaamera ja tarkvara maagia abil autole virtuaalselt ringi peale teha. Loomulikult saad valida ka pealtvaadet. Eraldi esiletoomist väärib ka nii-öelda auto põhjavaate režiim, mis on jällegi saavutatud väikese kaamera ja tarkvara triki abil. Üks trend, kus Mazda nii hoogsalt kaasa ei löö, on meeleoluvalgus. Jah, see on olemas, kuid ainult tippmudelil. Sel juhul saab valida 7 värvitooni vahel.
isetubenev raamita sisepeegel on kõigil peale baasmudeli. Panoraamkatus loob eriti avara tunde ning kordan üle, et eesmisosa saab ka avada. Ka päikeseprillidel on laes oma laegas. Ning enne kui sõitu alustame, vaatame kiirelt ka kundeistme üle. 2 soodsamal varustusastmel käib kõrvalistme reguleerimine käsitsi ning reguleerimisvõimalusi on 6 suuna ulatuses. 2 kallimal on suundi samuti 6, kuid need on elektrifitseeritud. Segmendile kohaselt kõrvalistujale asendimälu ei ole. Tuletan meelde, et juhiiste on elektriline kõigil peale baasmudeli, seega elektrilise kõrvalistme saamiseks peab veidi rohkem pingutama. Kindalaegas on selline pigem kompaktne, kuid siinkohal peab ära mainima järjekordse veidra Mazda poolt tehtud otsuse. Nimelt 2 soodsamal varustusastmel puudub kindalaega valgustus. Aga mis seal ikka? Teeme väikese ringi ka, natukene maanteel ja siis sealt otse veidi kurvilisematele kõrvalteedele. Kõigepealt me jõua ära kiita, kui lihtne on välja lülitada kiiruspiirangu hoiatussüsteemi. Selleks on eraldiseisev nupuke juhi vasakul käel. Nii paljudel tootjatel on vaja sukeldada kuskil sügavasse näidikuploki menüüsse. Ma olen viimase 5 aasta jooksul sõitnud päris paljude Mazdadega, kaasa arvatud ka eelmise CX-5-ga ning vahe eelkäijaga on selgesti tuntav. Salong näiteks jätab avarama ja kvaliteetsema mulje, kuid kõige enam üllatab see uus mudel tublisti madalama mõratasemega. Eesmised lamineeritud külgklaasid tõepoolest teevad oma tööd hästi, seega pikemad maanteeotsad on vähem väsitavamad. Mazdal on tihti mingi oma kiiks mootorimüra isoleerimisega. Eelmisel CX-5-l ja ka näiteks viimasel sisepõlemismootoriga Mazda 6-l kostus vähemalt minu jaoks mootorimüral liialt palju salongi, isegi kergemal kiirendusel. Kallimal CX-60-l seda probleemi pole. Ning mul on hea meel teatada, et ka uuel CX-5-l on salongi ja mootoriruumi vahel isolatsiooni osas asjad kontrolli all. Mootor kostub rohkem salongi vaid kõrgematel pööretel, umbes alates nii 4000 pöördest. Vaatamata tagasihoidlikule võimsusele pole praktikas asi üldse nii hull. Ütleme nii, et uus CX-5 oma 104 kW-ga liigub edasi rahuldavalt, maanteel saab hakkama küll. Mazda on teinud väga head tööd selle vanavõitu 6-kegulise automaadiga. Kast on väga oskuslikult sealistatud. Käiguvahetused on konkreetsed, loomulikud ning peaaegu märkamatud. Ning tuletan meelde, et kiirendusaeg 0-100 on sellel uuel modelil veidi parem kui eelkäija võimsamal 2-liitrisel. Kurvilistel teedel tunneb uus CX-5 end koduselt. Eelmisi põlvkondi kipuvad paljud ajakirjanikud juhitavuse osas võib-olla ehk üle kiitma. Selles osas olen ma nõus, et eelmise CX-5-ga oli veidi lõbusam kurve võtta kui näiteks korealaste Sportage või Tucsoniga, aga selles segmendis ma hindan pigem sõidumugavust kui sportlikku kulgemist kuskil kurvilistel teedel. Eelmine mudel polnud kindlasti ebamugav, kuid paljude konkurentide veerustus sobis igapäevasõiduks natuke paremini. Selle uue mudeliga on jällegi sõidumugavuses eelmisega võrreldes tuntav vahe sees, kuid mis kõige tähtsam, Mazdale iseloomulik sõidurõõm on endiselt alles. Võib-olla suurim erinevus on roolitunnetuses. Uue mudeli rool on märgatavalt kergem ning selles segmendis kipun isiklikult just kergemat rooli eelistama. Rooli tagasiside on veidi kehvem kui eelmisel, seega teekatte konarlused ei kandu läbi rooli nii hästi edasi kui varasemalt. Samas on tegu väga kiirelt reageeriva ja täpse rooliga. Mõtleks, et selles osas on uus parem ning just nagu eelkäijal on ka uuel mudelil roolivõimendi täiselektriline. Ka piduritele ja piduripedaalile ei saa midagi ette heita, pedaali käik on mõnus sujuv, mingit järsku jõnksutamist ei esine. See uus brake-by-wire pidurisüsteem töötab ülihästi ja loomulikult. Seega kokkuvõtlikult on Mazda saavutanud hea tasakaalu mugavuse ja sportlikkuse vahel, mis mulle isiklikult sobib isegi paremini. Ning mis peamine, Mazdalik sõidunaading on säilinud. Mis varustusaste valida? 4 erinevat varustusastet vajavad omaette süvenemist, et mõistliku otsuseni jõuda. Ausalt öeldes on baasvarustus väga asjalik. Kõik elementaarne on olemas. Adaptiivne püsikas, pimenurga hoiatus, päriselus saaks vabalt ülejäänud vidinateta hakkama. Kuid ikkagi jääb püsima oht, et naabrimehe 5 aasta vanune parketikas on veidi parema varustusega. Sel juhul tulekski vaadata Centerline'i suunas, mis on vaid 2000 eurot kallim ning sisaldab väärt mugavusi, nagu näiteks elektriliselt reguleeritavat juhiistet, elektrilise ajamega pagasiluuki ning minu jaoks on üllatav, et selle eest saad ka juba tuuleklaasi projektsiooni. Kindlasti paneb edasi müüa ka hea pakkumise lauale, nii et praktikas soovitan sedasama Centerline'i, sest hind ja lisade hulk on väga hästi paigas. Usun, et ka järelturul võib Centerline'i kiiremini maha kui baasmudeli ning vajadusel saab Centerline mudelit ka nelikveoga.
Primeline on saadaval vaid esiveolisena. Kui ma ise peaks endale CX5 valima, võtaksin tõenäoliselt Exclusive Line'i. Loomulikult eelistaksin täisnakksisu, mida Exclusive Line'il pole, aga baashinnaga võrreldes on Homura pigem liiga kallis. Exclusive on baasist 4500 eurot kallim. Homura peab 8000 eurot kallim. Exclusive puhul on minu jaoks 2 tähtsat aspekti. Olen selline nii-öelda hobiaudiofiil, seega Bose heli on kindlasti väärt lisa ning Exclusive Line'i puhul on väljad hõbedased. Homura mustad väljad ei ole üldse minu maitse. Hea ning Exclusive Line'i puhul saad valida ka interiööri värvi osas. Mina valiksin mustvalge sisu. Homura valikus oleva beeži interiööri vastus ei saa, aga mustvalge on kindlasti erilisem kui üleni must sisu. Alates Exclusive mudelist saab lisatasu eest ka panoraamkatuse, mis iseenesest on äge lisa, kuid koolner nagu ma olen, jätaksin selle tõsise ostusoovi korral valimata. Homura puhul hindan kõige rohkem naksisu ja maatriksi esitulesid. Käiguvahetuslabad roolil kõlavad ka justkui vajalikuna ning jalaviipega tagaluugi ajam võib samuti praktikas vajalikuks osutuda. Paraku ülejäänud Homura lisadest on visuaalsed ja pigem vähemalt minu meelest tilulilu valdkonda kuuluvad. Juhi isikustamissüsteem kõlab ägedalt, kuid kui igapäevaselt kasutab autot 2 inimest, siis tegelikult on see üleliigne. Suurem infotainmenti ekraan ja meeleoluvalgus minu silmis erilist lisaväärtust ei paku. Seega Homura pakub oma kalli hinna eest pigem liiga vähe. Esiveo või nelikveo teema on liiga individuaalne. Heade rehvidega saab minu meelest Eesti talves vabalt ka esiveoga hakkama. Samas, valiku korral võtaksin pigem nelikveolise Exclusive Line'i kui esiveolise Homura, mis on omavahel võrreldes enam-vähem sama hinnaga. Aga tõmbame vaikselt otsad kokku. Seega toon välja konkreetsed plussid ja miinused. Alustame negatiivsest, et saaks positiivsega lõpetada. Õnneks miinuseid on tõesti vähe, kuid kindlasti saab üheks suurimaks miinuseks nimetada võimsust. 2026 aastal on 104 kilovatti C-segmendi linnamasteri kohta tõesti liiga vähe. Seda enam kui muud mootorivalikud vähemalt esialgu puuduvad. Võrdluseks, uue RAV4 baasmootor arendab 136 kilovatti ning suudab 100-ni kiirendada 8 sekundiga. Sportage ja Tucsoni puhul arendab baasmootor 110 kilovatti. Mõlema kiirendus jääb alla 10 sekundi 100-ni. Tiguanil on baasmudel nõrgem, 96 kilovatine, kuid sellele vaatamata on kiirendusvõime veidi parem ning Tiguanil on valikus veel mitmeid võimsamaid jõuallikaid. Mazda õigustuseks võin öelda, et nad valisid turvalise tee. Võeti pikalt kasutuses olnud töökindel 2-poolene ning deforseeriti seda mõnuga. Rahvasportlane sai astmadiagnoosi. Samas Mazda on selle vananeva 6-käigulise automaadi üllatavalt hästi saaristanud, tänu sellele liigub auto edasi üpris reipalt. Teine miinus on suhteline ning sõltub pigem kasutaja eristustest. Aga minu silmis on pigem kahju, et füüsiliste nuppude arvu on tugevalt kärbitud. Seda enam, et Mazda on neist konkurentidega võrreldes kauem kinni hoidnud. Päeva lõpuks on keskekraan õnnestunud. Menüü ehitused loogilised, kliimanupud püsivad alati omal kohal. Aga ikkagi, 110 km tunnis liikudes on turvalisem temperatuuri reguleerida päris nupust, mitte toksida kobamise peale ekraani. 3. miinus on jällegi seotud päris nuppude kadumisega. Kahju, et istmemälunupud on peidetud ekraani menüüsse. Vana lahendus, kus mälunupud olid juhi vasakul käel, täitsa toimis. Ma loodan, et Mazda tulevikus näiteks aknanuppude arvelt kokku hoidma ei hakka. Väiksemaid ja suuremaid plusse on palju. Eelkõige on edasiminek tunda interiööris. Tugev premium-klassi olemus nii materjali kui ka disaini osas. Premium olemusele aitab kaasa ka heal tasemel müraisolulatsioon. Tuletan meelde, et eesmised lamineeritud külgklaasid on standardvarustuses. Varustusasvate ülesehitus ja loogika on samuti paigas. Eraldi esile tõstmist väärib turvavarustus nii aktiiv kui ka passiivrindel. ACC ja pimeturga hoiatus kuuluvad standardvarustusse. Turvapatju on rohkem kui mõnel põhikonkurendil. Mulle isiklikult meeldib juhitavus ja roolitunnetus eelkõiega võrreldes rohkem. Veidi vähem sportlikum, kuid samas mugavam. Mõned lihtsad lahendused muudavad igapäevakasutust mugavamaks, nagu näiteks eraldi nupp kiiruspiirangu hoiatussüsteemi väljalülitamiseks ning kaameranupp roolil ehk minu meelest kõige loogilisemas kohas. Kuigi alguses olin roolil asetsevate puuteplaatide suhtes skeptiline, töötavad need tõrgeteta ja on mõnusa tunnetusega. Kiitust väärivad ka laialt avanevad tagauksed ja segmendi kohta ruumikas tagumine rida. Nii et üldiselt on tegu väga tugeva tervikuga, eriti kui võimsuse osas silm kergelt kinni pigistada. Areng on selgelt tuntav ning hinnatase mõistlik. Minu meelest on kergeks plussiks ka asjaolu, et CX5 toodetakse Mazda kodumaal Jaapanis. CR-V valmib näiteks Hiinas. Suured tänud neile, kes lõpuni vastu pidasid. Konstruktiivne kriitika ja faktiparandused on alati teretulnud. Mida teie uuest CX5-st arvate? Mida ise valiksite konkurentide seast? Või ostaksite hoopis tutikat CX5 asemel kasutatud CX60? Andke julgelt teada. Järgmise korrani!